Tallinnas Tondi tänaval sõitis täna hommikul kella 7 ajal naisterahva juhitud sõiduauto Mercedes-Benz vastu garaaži. Vahtra lehega sõitva naise auto ette oli jooksnud kass. Peale naise oli autos veel turvatoolis väike laps, keegi vigastada ei saanud. Proosaliselt kummaline, aga juba teist päeva järjest põhjustab liiklusõnnetuse just kass. Eile Keila-Joal kohkus kassi teele sattumisest meesjuht niivõrd, et kihutas läbi teepiirde peaaegu jõkke välja. Mees sai sel määral viga, et ta viidi haiglasse. Kas sellistel puhkudel, kus loom põhjustab kergeid vigastusi autole, on alust kindlustus pettuse kahtluseks? Kas juht peab enda ja teiste elu ohtu seadma, et vältida kassile või koerale otsa sõitmist? No, autojuhi esmane ülesanne on ju säilitada kõikide autos olijate elud. Ta vastutab nende eest, aga kõik sõltub olukorrast, et kui on näha nüüd, et loom on kuskil eemal kaugemal, et sa jõuad pidurdada, signaali anda, et siis sellisel juhul ei ole otsasõit mitte mingil juhul õigustatud. Kui ta tuleb järsku ootamatult, nüüd tegelikult kõik sõltub sellest, kui palju on juhil kogemusi ja kuidas ta reageerib, et siin visatakse nalja, et naised panevad käed silmad ette ja tõstavad jalad üles, eks ju, et siis see masin läheb, kus ta läheb, aga nende loomadega on niimoodi, et kui nad tulevad, siis ei ole pahatihti midagi teha, eks, et siis meeldib see või meeldi, et tuleb tast üle minna. Muide, eelmisest aastast pärineb siiski juhtum, kus kassile otsa sõitnud mehe suhtes alustati lausa kriminaalmenetlust. Kriminaalasju väga selliste tegude pärast ei ole algatatud, aga kriminaalasju on õigustatud ainult siis, kui see juht sõidab sihilikult loomale otsa. Tal on võimalus vältida ja siin sõltub jälle kõik tunnistajatest, et kui asi on lihtsalt õnnetusega, et ta juhtus, et siis ei ole küll põhjust rääkida kriminaalmenetluse algatamisest. Et ma tean küll mõningaid sõiduõpetajaid, kes oma õpilastel õpetavad, et igal 10 juhul, kui loom on tee peal ja kui on tegemist väiksema loomaga, et loom on pehme, sõit alati otsa, et sellega ma ka nõustuda ei saa. Aga kui ei ole võimalik kuidagi vältida ja kui ta läheb, siis ei ole midagi teha, see on paratamatus, see on õnnetus.